tere, armas teekaaslane, kuulama, kogema kaardi lugemist, muutuse pühitsus ehk kuidas tulla välja senisest mittetoetavast mustrist sind toetavasse, jõustavasse eluvoogu. Ja muutusega seoses on väga tihti inimestel ka hirmud, et kuna tuleviku potentsiaale võime vaadata nii selle heledamas pooles kui ka selle pimedamas pooles, siis tihtipeale hakatakse valmistuma halvimaks. Vaatame, kuidas sellest mustrist välja tulla, et olla fookusega ikkagi sellel, mida me tegelikult soovime ja mis võiksid olla need töövõtted, need sisemised hoiakud või häälestused või millimeeternihked, mis hakkavad ajapikku tooma uutmoodi suundumusi. Ja muutuse kõige põhilisemaks temaatikaks võime öelda, et on ettevalmistus, et kuidas muutusteks ette valmistuda. Alustame sellest peale. Esiteks on vaja teadvustada, et meie elu muutub kogu aeg, see on paratamatus ja selle aktsepteerimine aitab juba väga suurel hulgal sisemistel pingetel lahtuda. Muutus on vältimatu, ei ole mitte kannatuste otsus, vaid see on tegelikult juurdepääs palju kõrgematele, palju helgematele, palju voolavamatele reaalsustele kui see, mida me senini oleme pidanud ainuvõimalikuks või siis meie jaoks kättesaadavaks. Selleks, et lasta minna oma minevikul, on vaja lubada endal astuda välja samastumine selle minaga, kes ma olen arvanud ennast olevat, et ma lasen oma vanal kestal lahtuda, lasen oma vanal minal nii-öelda kokku kukkuda, võime seda nimetada ka ego surmaks. See võib tunduda hirmu äratav, et mis asja, mis see ego surm, mis hirmus jutt see on, aga ego on meie hirmu mina konstruktsioon selle kohta, kes me oleme. Kui me laseme oma hirmu minal kokku kukkuda, jääb alles see, kes me tegelikult oleme, mis on algallikaga ühenduses olev olemus. Ja selles hinge olemuses, algolemuses on tegelikult lõpmatu rõõm ja lõpmatu vägi ja lõpmatu nauding ja ühendatus. Et Sauade mast räägib selgelt ühendatusest algallikaga ja ettevalmistus uueks eluetapiks ei pea olema halvimaks enda valmispanek, vaid valmistumine parimaks. See näitab küpsust. Ma valmistun parimaks, loon endale plaan A ja plaani B ma ei peagi looma, sest et ma olen nii keskendunud sellele plaanile A. Ja see plaan B ja plaan C ülevaatamine, selle võib enda teadvuses täielikult minna lasta. Mis ei tähenda seda, et sa ei võiks õue minnes vihmavarju kaasa võtta juhuks, kui hakkab vihma sadama, vaid see tähendab seda, et me ei loo endale tuleviku pimedusse ja hirmudesse liikumise programme ja otsuseid ja valikuid ja me ei lähene oma tulevikule mitte seeläbi, et jälle nagunii tuleb mingi jama, vaid see, et ma lasen elul ennast üllatada, kuidas saab sündida kõige kõrgem, kõige valgusküllasem kogemus, et ma avan enda südame algallika juhatusele, algallika armastuse kõrgemale võimalikkusele. Näiteks alustades päeva selliselt, et mis saab veelgi paremaks minna või
olen avatud kõige kõrgemale lahendusele kõikides oma eluvaldkondades ja kõikides küsimustes. Ja sellega ma valmistun ette mitte katastroofiks, vaid pühaks liiduks enda sees. Meil on väljas nii siis Sauade 2, mis räägib ettevalmistusest ja koostöö võimalikkusest universumiga ja valikust näha võimalikkust võimatuste asemel. Meil on väljas siin Sauade kuningas, kes räägib tugevast vastutuse võtmisest, et mina vastutan oma elu kvaliteedi eest ja mina valin nüüd ja praegu olla avatud ja olla koostöös universumiga, algallikaga, Jumalaga, armastusega, kuidas keegi seda öelda tahab. Või kuidas sa enda sees tunnetad. Ja ma luban armastusel voolata enda tulevikku. Ma ujutan kõik tulevikupotentsiaalid, ükskõik kas hirmupotentsiaalid või armastuse potentsiaalid, ma ujutan kõik armastusega üle nagu selline valguse kosk, millel ma lasen laskuda läbi enda südame kõikjale, kõigisse, kõigile, sealhulgas ka enda mineviku mina, kes oli hirmudes või ärevuses või suures šokis või suurtes traumades. Ma ujutan kõik need versioonid, kõik universumid armastusega üle ja seega ma ei ole enam suletuse ringis. Suletuse ring kutsub meid suletusest välja astuma avatusse. Avatus on Jumalaga koostöö märk. Samuti ka kaastunne, kannatlikkus, usaldus, tähelepanelikkus, rahu, sisevaikus, sisemine tasakaal. Et me saame aru, et me oleme enda kõrgema ajaliiniga, kõrgema muutuse võimalikkusega ühenduses, kui me teadlikult kultiveerime ja arendame ja võimendame neid jumalikke omadusi, mida me peame meisterlikkuse omaduseks. Nii et me võime mõelda, milline on meie arvates üks meister meie elus. Et suure tõenäosusega meister olemine ei tähenda seda, et meiega ei toimu midagi, ei juhtu midagi, vaid seda, et elu annab meile erinevad võimalikkused, ülesanded või harjutused, mida me saame siis neid jumalikke omadusi kasutades lahendada enda sees. Olla näiteks kaastundlik on väljakutse, kui inimesed, kellega me suhtleme, ei ole avatud südamega, ei ole tõesed, ei ole siirad, ei ole avatud. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime enda meisterlikkuse alla suruma või samaga vastama, vaid jääma endale truuks ja küsima, aga mida armastus praegu teeks? Mida armastus praegu otsustaks? Armastus soovib ju parimat, kas pole nii? Et samuti on ka meil tarvis iseendale soovida parimat ja suhelda algallikaga ja valida ikka ja jälle, isegi kui me taipame, et me oleme läinud oma mõtete või otsustega kuhugi pimeduses ohu sumpama, siis me tuleme jällegi välja. Iga kord, kui me avastame, et jälle ma mõtlesin mingeid hirmumõtteid, ma saan sellel hetkel ennast äratada ja öelda, aga ma ei pea rohkem sellele jõudu andma, ma tühistan, vabastan, eristan kõik hirmupotentsiaali mõtted, ma annan vabaks, tühistan, vabastan, eristan, annan vabaks kõik hirmukonstruktsioonid ja aitäh, et elu, sa näitad mulle, kuidas asjad saavad minna kõige armastusküllasema plaani kohaselt. Selliselt me õpime iseenda armastuse karikat puhastama ja see muutus iseenesest on kõikide muutuste ema, ma ütleksin niimoodi. Et ma hoian enda sisemaailma ilusana või vähemalt nii palju puhtana, kui ma seda parasjagu vähegi mäletan, suudan, mu närvisüsteem, ajaline nõudlikkus, tervis ja kõik sellised faktorid mul seda lubavad teha. Sest et me ei pea olema täiuslikud universumi silmis, me ei pea olema 100%, et nüüd ma olen kogu aeg oma visiooni küljes ripun.
elus võib kõike ette tulla, aga see, et ma ronin jälle august välja, kui ma taipan, et ma olen auku roninud, ongi see muutus, mida praegusel hetkel maailm vajab, et ma oskan ennast tähele panna, mida ma valin, mis soovid ma kuldkalakesele esitan, sest et meie mõtted, otsused ja sõnad on kõik universumi poolt kuuldud. Kõik palved, kõik otsused, kõik meeleheites mõeldud mõtted ja kõik see kompott, mida me oma igapäevaelus, oma energiakehas küpsetame, ei ole mitte selleks, et me jääksime ennast haletsema, et oi, teistel läheb kõikidel nii hästi, vaid seda, et me saame aru, et me kõikide sees on see sisemine laps, kes tahab armastust. Me kõik tahame kaastunnet ja andestust ja südame soojust tunda. Ja me kõikide eludes on ju selliseid kohti, kus me oleme tajunud, et no 11 oli praegu ekraanil, et meie elus mingid asjad ei ole õnnestunud, aga see ei ole see koht, kus siis jääda seda taganutma, et näed, ei õnnestunud ja ei läinud hästi, vaid pöörata pilk ikkagi valguse suunas, pöörata pilk selle suunas, aga mis praegu on võimalik? Mis praegu on võimalik? Mis praegu saab kõige paremini minna? Millel on võimalikkus praegusel hetkel saada lahendatud ja otsustada, valida, et mina valin kõige kõrgema elusaatuse lahti rullumise. Teised võivad teha, mis nad tahavad. Ma ei pea võtma teiste inimeste õnne eest vastutust endale. Ma ei pea valima teiste inimeste meeleolusid, mõtteid või käitumisi kuidagi üleüldse reguleerima või kontrollima, vaid ma võin täielikult võttagi endale rahulikult aega ja keskendun enda kõrgeima elusaatuse lahti rullumisele. Et selline sõltuvus välisest, mis praegu on tegelikult, ma ütleksin, kõige raskem sõltuvus, sest et me võime jätta, ja mida mina olen oma elus teinud, olen jätnud alkoholi, suhkru, igasugused keemilised, mis iganes substantsid, mida ma kunagi mis see siis nüüd praegu on, 16 aastat tagasi veel tarvitasin, kõik sellised asjad ma olen oma elus jätnud. Aga üks väga raske sõltuvus, mis inimestel on, nad vaatavad praegust elu ja mina kaasa arvatud olen olnud selles kohas. Ma vaatan praegu seda, mis praegu on ja see kõik mulle ei meeldi, mis selles on. Ja ma jään justkui luupima seda analüüsima, liigselt nagu vaatlema, arutlema, mõtisklema, mis iganes nagu energiat panustama sellesse, mis mulle praegu ei meeldi või mis praegu mulle ei sobi. Aga selle kogemuse nimi on sõltuvus. Sõltuvus praeguste hetkede ebamugavusest, ma ütleksin niimoodi. Ja me võime seda nimetada ka mõtlemise sõltuvuseks, et ma olen seondanud, võib-olla tunned ka ennast selles kohas ära, et ma olen seondanud oma enesetunnet sellega, mis praegu toimub. Ja see, kuidas ma olen isiklikult, nüüd mitte siis kanaldajana, vaid päris personaalselt Stellana jagan seda kohta. Ja mida ma olen isiklikult taibanud ja tundnud, mis sellest kohast läbi aitab, ei ole mitte vaid tulevikule keskendumine, vaid enda teadlik lahti haakimine praeguse hetke tingimustest. Me võime seda nimetada ka siis algallika kätesse kõige tagasi andmist, et ma kujutan ette, et iga teema, mis minu sees on, justkui selline puurivarb, mis mind hoiab enda sees kannatuste puuris, ma annan kõik need kogemused vabaks, ütlen, annan vabaks,
see ei kuulu mulle, see kuulub algallikale, annan kõik loodusele või armastusele või algallikale. Mina armastan öelda seda, et ma annan Jumala kätesse kõik lahendada, igaüks saab valida ja katsetada, kuidas sinu jaoks toimib. Aga siis kanaldusega jätkates, siis siin tuleb lahenduseks leida tasakaal. Et see lahti haakumine ei tähenda seda, et ma üldse oma praeguse eluga ei tegele, vaid ma leian sellise tasakaalupunkti, et ma tegelen sellega, millega mul on tarvis tegeleda, sellega, mis mind kutsub, see, mis mind kõnetab ja kasutan pausiaegasid, kus mul ei ole eluliselt oluline tegeleda sellega, et jääda ellu, sellega, et tegeleda mingisuguse teemaga, mis mul praegusel hetkel on tarvis tegeleda. Näiteks puhkepausid või enne magama jäämist või ka hommikul ärgates meditatsioonis, et ma kasutan seda aega selleks, et lihtsalt kogeda seda avarust kõikide nende mõtete vahel, panna tähele seda tühjust, seda ruumi, mida me võime nimetada ka Jumalaks. Et see avarusele keskendumine ja lõpmatuse ja igaviku äratundmine iseenda sees aitab meil teha seda shifti või seda muutust eesti keeles öeldes maagilisel moel ja täiesti üllataval moel. Et pikka aega palju aastaid ma maadlesin sellega, et ma arvasin, kuidagi minu mõistus arvas, et jah, ma võin ju küll mediteerida ja rahuneda ja lõdvestuda, aga päeva lõpuks ega Jumal minu elektriarvet ära ei maksa, sellega tuleb mul ikkagi ise tegeleda. Ja see häiris minu Jumalaga kuidagi üks olemise naudingut. Ja siis ma hakkasin seda kohta uurima, et oot, et nii paljud valgustunud meistrid on ju sellest rääkinud, et ära karda ja anna kõik algallikale lahendada ja mis iganes sellised õpetused on ju. Ja siis ma hakkasin vaatama, et aga kuidas nende elektriarvetega siis ikkagi jääb. Et mina võin ju küll olla siin puhtas valguses ja õitsengus, aga mismoodi need asjad siis sujuvad. Ja siis ma sain aru, et viibides enda sees, võime ka öelda siis sellises transcendent state of mind seisundis, ehk siis haakumatuses praegusest situatsioonist, tuleb meile täpselt õigel hetkel õige info, mil moel me saame inimkonda teenida, et luua küllust, et luua see energiavahetus ja luua selline teadvuse seisund, kus algallikas ehk Jumal ehk armastus läbi meie ise loob seda, mida me vajame, et meie maine tasand saaks samuti toetatud ja väestatud ja häälestatud. Ma loodan, et see on praegusel hetkel arusaadav, mida ma üritan väljendada, on see, et kui me senini võib-olla oleme arvanud või mina kaasa arvatud kunagi arvasin, et jah, tore on Jumalaga aega veeta ja armastuses viibida, aga päeva lõpuks mul tuleb ikkagi midagi teha selleks, et asjad saaksid joone peal liikuda, eks ole, elus, olla balansis. Aga siis ma sain aru, et tegelikult kõik see, mida ma olen senini pidanud nii-öelda juhuseks, mis mu elus siis toimuma hakkas, et mingid asjad hakkasid hoopis teistmoodi voolama või teistmoodi toimima ja toetavad vood hakkasid teisiti liikuma mu elus, et see on kõik olnud jumalik plaan, sest mida kõrgemas energiasageduses me oleme, seda rohkem elu meile appi tuleb. Ja see on nagu hästi mõnes mõttes selline kummaline ja paradoksaalne,
seis, eks ole, kus me võiksime arvata, et elu peaks just neile appi tulema, kes on hästi madalas sageduses ja keda on vaja siis välja aidata, et sinna kõrgemasse sagedusse jõuda. Aga see, miks inimesed on tihtipeale madalamas sageduses ja siis kogevad veel rohkem selliseid raskusi ja pingutusi ja keerulisust, on selleks, et hinged õpiksid sirutuma, küündima tagasi algallikaga ühendusse, mis toob omakorda kaasa suurema rahu, maandatuse, sisemise häälestuse, rõõmusageduse, ütleme nii. Elurõõm, mis ei tähenda seda, et ma hüppan üles-alla, ütlen jee, mul on elu nii lahe, kuigi ka seda võib olla, vaid see on see koht, kus tekib isu, selles raskuse kogemuses tekib nii suur isu, et ma tahan ka, et mul oleks hästi ja siis me saame õppida, kuidas see hästi käib läbi tänulikkuse, hommikuti kirjutades tänulikkuse päevikut, kirjutades ja tõesti tundes tänu, mitte lihtsalt kirjutades midagi, vaid tunnetades neid kohti. Ja hoides enda tänulikkust kui enda kõige kallimat vara, hakkab see voolamine, mida me oleme pidanud siis nagu juhuslikuks või tal lihtsalt vedas, et need nii-öelda juhuslikud vedamised hakkavad saama seaduspärasuseks. Et muutuse võti ei seisne selles, et keegi tuleb ja teeb meie elu korda, vaid et mul on endal see nälg, et ma tahan, et mul läheks paremini. Ma olen tänulik, et ka minu jaoks saab paremini minna. Ma olen tänulik, et ma saan vähemalt katsetama hakata, et saab paremini hakata minema. Ja siinjuures on hästi oluline olla lõpmatult aus, hästi aus iseendaga, et mida ma tegelikult tahan. Mitte see, et ma peaksin meeldima teistele inimestele või et mulle peaks meeldima see, mis teistele meeldib või et mul ei tohi meeldida see, mida ma päriselt naudin. Vaid et see teekond armastust on järjest suurema tõe välja toomine ja järjest selgemalt enese väljendamine. Nii esiteks iseendale, aga ka teistele selgelt väljendamine ja ka selgelt oskus öelda ei või ka panna piire, lõpetada mingite inimestega suhtlemine või mingisuguste teemadega kaasa liikumine, millega ei ole kõige parem tunne. Ja see on protsess, see ei ole selline suure tõenäosusega, see ei ole selline suur plahvatus, et nüüd praegu ma kõik ma muudan oma elus, vaid see on vaikselt tilk tilga haaval oma armastuse karika täitma õppimine, kus me lubame järjest enam iseendal olla see, kes me oleme, väljendada seda, mida me tegelikult soovime. Ja ükskõik, kuidas me siis soovime, see ei pea tähendama seda, et muutus peaks olema kellegi teise jaoks millegi näitamine või kuidagi väljapoole suunatud kogemus, vaid jumalik muutus, jumalik transformatsioon, kergendus ja kergusesse tulemine on eelkõige sisehoiaku ümberhäälestus, kus ma õpin järjest rohkem tooma tähelepanu iseendale, kui ma seda varem ei ole osanud teha. Ja mitte selles võtmes, et vaene mina ja mul on kõik nii raske, vaid selles võtmes, et mul on süda ja mul on võime armastada ja ma võin armastada iseennast ja ma võin ennast vastu võtta kõikide oma heletumedustega, kõikide oma komakohtadega, kõikide oma imelikkustega, kõikide oma kiiksude, kääksude, kõikide oma annete, kõikide oma talentide, oma väe, kõik saan vastu võtta. Ja selles vastuvõtmises ma ei pea samastuma nende mustritega, kes ma olen olnud, vaid ma olen harmoonias, ma lihtsalt luban endal olla. Ja see on sisemise mees ja naisenergia abielu, nii ilus. Siin oli meil siis kuningas, kuninganna. Ja
ja ka siis see jumalik püha liit, millest ma ennem rääkisin, kuhu siis see muutus meid toob. Et elu hakkab ise läbi meie looma ja ise, see on selline, võime öelda, et meie elu muutub palju spontaansemaks, julgemaks, vabamaks kogemus. Et see ei ole selline, et kuidas ma ütlen, ainult endale keskendumise teekond, vaid see on tasakaal selle vahel, kuidas ma ise olen ja see, kuidas ma luban teistel endaga olla või siis ei luba enam selliselt minuga olla. Näiteks valelikud inimesed või inimesed, kes murravad oma lubadusi või inimesed, kes ei ole minu kvaliteedi tasandiga harmoonias, mul ei ole kohustust nendega suhelda. Ja see võib tähistada nii mõnegi inimese jaoks mõne oma lapsevanema teema väga sügavat ülestulekut, sest et väga suured hingekriisid on loodud, vundament nende jaoks on loodud lapsepõlves. Ja selline oma vanemate energiatest lahti harutamine ei tähenda seda, et me peaksime neid kuidagi vihkama või kuidagi neile üleüldse mingisugust energiat panustama, vaid seda, et ma tulen iseseisvusesse, et minu ühendus algallikaga on minu jaoks niivõrd piisav, et teised võivad teha, mida nad tahavad. Aga mina jään endale truuks, enda sisemisele ilule, oma sisemisele ma ütleksin oma kvaliteedi kõrgusega kontakti, kus ma tegelikult elada tahan, et ma ei lase oma nagu enda elu kvaliteeti selle kõige sügavamas mõttes, ma ei lase sellel kvaliteedil liikuda enam nende toksiliste mustritega kaasa, millega ma võib-olla varem olen harjunud kaasa liikuma. Et ma luban endal olla draamast väljas, nii nagu Šveits, eks ole. Neutraalne riik ei sekku sõjapoliitilistesse olukordadesse, on valinud neutraalsuse. Nii me võime ka ise valida enda sees neutraalsuse, et ma ei liigu ei halvustama, ei õigustama, ei abistama. Et mul ei ole vaja üldse sinna nagu nendesse vanadesse draamalugudesse oma energiat kaotada. Ei lase oma energiat ära varastada nende lugude energiate poolt, nende madalama sageduslike teemonlike energiate poolt. Ja selles hoiakus jääb eluenergiat nii palju ja meie rahuoskus, rahuhoidmise oskus. Meil on juured maas, tulevad meile geniaalsed, suurepärased ideed, kuidas, mil viisil, mida maailmale pakkuda, mida maailm vajab või soovib või mis on lõbustav või mis on tore või mis on vaimustav või mis on see, mida mina tegelikult armastan anda. Et selline külluse voo avanemise muutus toimub siin läbi vana draamateadvuse läbi hammustamise. Et kõik need kohad, mis on olnud puudusteadvuses, vaesusteadvuses, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei näe, ma ei tea. Läbi selle protsessi, et me lõpetame samastumise selle iseendaga, kes ei teadnud, kes ei näinud, kes ei suutnud, sest see varem võib-olla tundus ja näis ja oligi meile selliselt kogetav meie reaalsus, siis meie sisemine muutus saab toimuda läbi selle, et me häälestume täielikult olema täielikus rahus, ka siis, kui kõik meie elus peaks nii-öelda kokku kukkuma või kaduma, siis jäädes selles kohas, vaadeldes oma ego konstruktsioonide kokkukukkumist, ma saan aru, et see, mis on päris, see, kes ma tegelikult olen, ei kuku kokku üheski olukorras. Mitte ükski olukord ei saa mind hävitada, ei saa mind
mitte mingil moel isegi puudutada. Ja jõudes enda sees sellisesse sügavasse kohta, ei saa mitte ükski hirmulugu enam meid nii-öelda nagu ära varastada meie energiat. Ja see on suur meisterlikkuse samm, see ei ole, nagu ma ütlesin, see ei ole selline ühepäevane protsess, et nii ära karda ja nüüd ei karda enam, vaid see on see, et elu toob meile järjest kogemusi, kus me võime tajuda, et näed, see kogemus ei toimi enam. Okei, aga mina olen ikka siin. Mina olen ikkagi alles. Ja selles vanade konstruktsioonide lagunemises me õpime tähele panema, et see muutumatu osa meis, kes meis olemas on, kes läbi selle inimkeha seda reaalsust vaatleb ja tajub ja kogeb, on alati kõikides olukordades maailma poolt hoitud, kaitstud, kantud, hoolitsetud. Ükskõik kui pimedasse kohta me oma elus oleme läinud, jäädes endaga kontakti, enda tõega kontakti, enda unistuste, enda südame soovidega ühendusse, siis süda veab igast olukorrast välja. Et see õpetab meile, et ei ole kogemust, mis saaks meid tegelikult murda. Jah, võimalik, et tekivad mingites olukordades ülepinged, läbipõlemine, sisemised vastuolud, mis iganes inimeste eludes on võinud olla. Aga see üks osa meis on kõigest sellest puutumatu, kes on vaatleja, kes on puhas teadvus. Ja see on meisterlikkuse pühitsus, kus muutus ei ole enam karistus, vaid muutus on juurdepääs Jumalasse, armastusse ja leides enda sees ühenduse algallikaga ja selle toetava väega, kes meid alati kaitseb, toetab, väestab, julgustab, saadab inspiratsiooni, juhatust, abilisi, kui sellele avatud oleme. See ühendatus on igavikuline ja seda ei saa meid mitte keegi võtta. See on valgustatuse pühitsus, kuhu sa liigud. Sinu muutus ei ole tulla lihtsalt rahalisse küllusesse või lihtsalt leida õnnelik suhe, vaid sinu muutus, kallis kuulaja, on valgustatus, kus see, et sa oled neid raskeid kohti kogenud, see, et sa oled kogenud neid väljapääsmatuna näivaid situatsioone, ei ole olnud selleks, et sind murda, vaid avada. See nagu munakoor su ümber, see hirmukoorik su ümber, see avada, et sa avaneksid täielikult kõiksuse kõige kõrgema olemusega koostöösse, üks olemisse, algallikaga üks olemisse. Ja nagu ma ütlesin, inimesed, minu arust ma eelnevalt mainisin seda juba, aga inimesed, kes on madalamas sageduses, nad sageli isegi ei pöördu teiste poole, et abi saada. Aga see, kui sa suhtled teistega, oled uudishimulik ja hakkad uurima, aga kuidas on võimalik, aga mis on võimalik, aga kuidas teised on selliseid olukordi lahendanud. See uudishimulikkus paneb energiat tööle, aitab meid avada uuele potentsiaalile, uuele võimalikkusele. See võib tähendada ka seda, et sa vaatad mingeid videosid, loed mingeid raamatuid, mediteerid, kutsud inglid endale appi, sa hakkad suhestuma, suhtlema, kommunikeeruma, hakkab toimuma energiavahetus. Ja kui sa suhtled nende inimestega või kuulad nende inimeste jagamisi, kes on jõudnud kõrgemasse sagedusse kui sina, siis juba läbi selle sa saad süüdet või sütet. Kuidas selle kohta öeldakse eesti keeles? Süüde. Kui valgus pannakse põlema, järjest toidad oma sisemist võimalikkusesse usku, et mina. Ja universumi seadus on väga lihtne.
mis sagedusel sa oled, sellel sagedusel kogemused su ellu ka tulla saavad. Sagedus on kõik, energiasagedus, kus sa viibid. Ja tulles tagasi meie tänase jutuajamise kanalduse algusesse, ettevalmistus muutuseks ei peaks olema mitte keskendumine madalasageduslikele võimalikkustele, vaid sellele, kuidas on võimalik, mis on võimalik, mis sageduses ma võiksin ise olla, et ligi tõmmata kõrgema sageduslikke kogemusi. Mis sageduses, kuidas sellesse sagedusse tulla, kuidas ennast toetada sellel teekonnal, samm-sammult igapäevased harjumused, praktikad, häälestused, joondused on see, mis on mind elus väga palju aidanud. Ja te leiate minu koduleheküljelt ka meditatsioone, mida saate alla laadida, kuulata, kasutada, et ka aidata ennast kõrgema sageduslikku energiasse. Sest et elu ei küsi meilt seda, kes sa olid eile, vaid elu küsib meilt, kes sa oled praegu. Ma toon sulle seda, mis häälestusest sa oled praegu. Kui sa soovid muutust, kõrgema sageduslikku muutust, et tuleb armastusküllasem kogemus, ehk on aeg ennast lubada kogemusse, kus sa tunned rõõmu või tänulikkust millegi suhtes, sest siis saab sinu ellu tulla veelgi rohkem kõike seda head, mille eest tänulik olla. Ja esimene samm sellel teekonnal on vastutus. Mina loon enda reaalsust. Ilma vastutuseta muutus oleme pillutada teiste inimeste energiate poolt. Vastutus on võtta vastu oma vägi, usaldada, et ma olen ise need piirangud või raskused enda reaalsusesse kuidagi lubanud läbi oma uskumuste. Näiteks ma ei arvanud, et ma väärin parimat või paremat. Aga nüüd ma saan läbi tõe, läbi selge otsuse otsustada ja valida aitäh. Et nüüdsest alates saab minna kõik aina paremaks. Aitäh, ma olen suuteline, ma olen tugev enda tões. Ja planeet Maa on mind siia kutsunud, sest et ma väärin õnne, armastust, edu ja planeet soovib seda mulle pakkuda. Ja ma valin sellele häälestuda ja minu võit on mulle garanteeritud, sest mina vastutan enda reaalsuse eest. Mina olen nii valinud ja nii läheb. Sellised sõnumid, kallid teekaaslased, loodan, et sa aitasid kaardi lugemisest üht-teist kasulikku. Tuletan meelde, et piiride seadmine, otsustamine, mis sulle sobib ja mis mitte, on ikkagi alati kõikide meie enda vastutusel. Võta vastu iseennast, enda jumalik essents, häälestu sellele enda sees. Selleks ei ole vaja väliseid tegureid muuta, vaid selleks on tarvis võtta rahupaus, hingata sügavalt ja soovida ja valida. Ma valin kogeda iseenda jumalikku valge essentsi. Ma valin kogeda enda püha olemust oma inimlikus kehas, inimese kehas. Ma valin kogeda algallika armastuse pühitsust läbi enda, iga päev, iga hetk. Aitäh, kallis elu, et sa näitad, kuidas mu elu on täidetud imede, lahenduste, külluse, rikkuse, rõõmu ja armastusega. Mina olen oma elu meister. Ma valin olla enda suhtes kaastundlik, kannatlik, armastav. Õnnistan ennast, õnnistan enda maailma ja olen avatud kõige kõrgemale, kõige armastusküllasemale muutusele,
ma olen tänulik, et see muutus toimub armastuse energias elegantselt, sujuvalt, rõõmu ja õnnistustega täidetult. Ja nii see on. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kallid vipitele toetuse eest. Soovin teile maagilisi muutusi õnnistuste energias. Olge õnnistatud.